No nii, tere kõigile. Mina olen Eneli Eljand, olen tehisintellekt OÜ tegevjuht. Minu hinnangul on kell 10, ma ei tea, kuidas teistel kell näitab, võime veel hetke oodata, aga näen, et 80 ja pluss inimest on juba liitunud, vaikselt kõik liituvad. Täna lisaks minule ma vahepeal kaasan appi nii-öelda Evelini ja Kristelit Primendi poole pealt. Ehk siis kõik küsimused, mis teil tekivad, pange chati või siia küsimuste alla ja saame siis vahepeal vastata küsimustele ka. Vaatan järjest liitub, ootame veel ühe minuti. Nii-öelda, et 10.01 võiksime siis ikkagi startida. Ja ma ütlen tere enda poolt ka, et siis te teate vähemalt, kellega te räägite. Mina olen Kristel ja olen Primendist ja toetan täna Enelit nii palju, kui saan ja oskan. Ja Kristel on ekraanil, nimi on küll Evelin, kuna nad seal kahekesi ruumis on, siis tegelikult küsimustega aitab mind Kristel. Nii, aga minu kell näitab, et 10.01 ehk siis võiksime alustada ja täna siis teeme webinari koostöös Primendiga ja tahame saada vastuseid küsimusele, et kus siis kasutada Copilotit ja millal valida mõni teine tööriist. Aga see teema minu jaoks on tegelikult nagu palju sügavam. Me ei räägi ainult sellest, et valida mis tööriist, vaid tegelikult on üldse küsimus, miks ja mida me peaksime valima. Ja seda ma toon teile siis erinevatest aspektidest, räägin, et miks midagi valida või mõelda ja kuhu see nii-öelda AI üldse liigub. Mina eeldan, et täna on minuga siin juhid, kes siis tegelikult tahavad veidi strateegilisemalt mõelda, et kuidas nüüd edasi minna. Ehk siis me kõik kuuleme iga päev tehisarust, täna on see nii populaarne teema, kõik räägivad sellest, aga tegelikult on väga palju müra turul, et mida ma siis tegelikult juhina lõpuks peaksin tegema, mille ma peaksin valima, ehk siis tegelikult neid valikuid nii-öelda selle kogu keskkonna keskel ei ole nii lihtne teha. Nii et ma tooks teieni hea meelega mõned nagu praktikad või katsetused, mida meie oleme näinud, et toimivad ja mis siis nii-öelda ei toimi. Nagu enne sai öeldud ka, siis kõik küsimused, mis teil tekivad, pange julgelt chatti, siis mingil hetkel Kristel, loen ka nime ja ütlen valesti, aga Kristel toob siis need küsimused minuni, siis ma saan vastata, nii et julgelt kirjutage küsimusi ja webinar, mina arvan, et kestab umbes 45 minutit, aga meil on nii-öelda broneeritud aeg tunnini, et kui väga palju küsimusi on, siis saame järjest vastata. Nii, aga kui ma räägin natukene enda taustast, miks ma üldse teile võin täna nagu rääkida, siis tegelikult minu taust enne tehisaru oli see, et ma juurutasin ERP-süsteeme ehk siis neid programme, mida ettevõtted kasutavad keskselt oma andmete haldamiseks, kas siis raamatupidamiseks, tootmiseks, laohalduseks, ostuks, müügiks, milleks iganes. Minu ülesanne oli minna ettevõttesse ja see lahendus nii-öelda tööle panna. See võis tähendada seda, et mul on vaja seadistada programmi, mul on vaja koolitada, see võis tähendada seda, et me peame eriarendusi tegema, ehk siis kogu see juurutusprotsess oli nii-öelda minu vastutada ja see protsess alati võttis aastaid. Ja kui ma algul tehisintellekti valdkonda tulin, siis ma ei saanud aru, et kuidas need asjad omavahel seotud on, et ERP-ide juurutamine ja AI, siis täna ma ütlen, et need on väga seotud. See on lihtsalt üks digitaalne tehnoloogia, digitehnoloogia, mis samamoodi vajab organisatsioonis teadlikku juurutamist. Ja kui me mõtleme tehisaru peale, siis tegelikult tehisaru juures selleks, et me saaksime teda nagu hästi nii-öelda kasutusele võtta ja temast maksimaalselt võitu saada, siis tegelikult täna me peame ümber mõtestama seda, kuidas me üldse töötame, sest kõik meie protsessid, mis seni oleme teinud, oleme loonud, need on ju ikkagi mõeldud inimestele. Ja väga raske on tegelikult panna ennast sellesse positsiooni, et ma ei mõtle enam nii, et kuidas inimesed seda tööd teeksid, vaid ma mõtlen hoopis nii, et kuidas agendid seda tööd teevad ja võiksid teha ja koostöös inimesega.
Nii-öelda minu siis taust on siis ERP-ide juurutamine, aga see ettevõte, mille alt ma siis nagu täna siin ka Primendiga koos teen, Tehisintellekt OÜ, meil on siis selline nagu, kui ajajooneliselt vaadata, ChatGPT tuli november 2022. Mina sellel hetkel arutasin inimestega, et maailm hakkab muutuma ja tegelikult teised vaatasid vastu, millest ma räägin. Et selleni, et maailm hakkab muutuma, on läinud tegelikult veel aega. Me mai 2023 hakkasime pakkuma AI eriarendusi, see tähendas kas mingi chatbot, mingisugune lahendus, mis eraldab PDF-idest või dokumentides andmeid ja sisestab järgmisesse süsteemi. Aga kui te mõtlete enda peale, ma ei tea, kas 2023 olite te nii-öelda AI maailmas ja selles nii-öelda haibi sees, ma arvan, et paljud ei olnud tegelikult ja turg nõudis koolitusi ja 2024 me tõime ka koolitused juurde. Ja kuhu me oleme siis täna jõudnud, me oleme näinud seda, et on koolitused, on eriarendused, aga mis on puudu olnud, on see, et kuidas ma selle tervikuna oma organisatsioonis tööle panen. Ehk siis selle nagu haipi on palju, kõik räägivad, mida kõike saab teha, võimekus on meeletult suur, aga mida ma siis ikkagi oma organisatsioonis tegema hakkan? Sellele ei ole nii lihtne vastata ja me oleme nüüd selle aasta maist alustanud esimeste ettevõtetega niisugust välise AI juhi teenust, kes siis saabki strateegiliselt toetada ettevõtteid, juhte sellega, et mida siis teha ja kuidas liikuda selle tehisaruga järjest parema organisatsiooni poole, mis töötab efektiivsemalt ja kuidagi sünergia on seal kõigi tegevuste vahel. Aga see on küll siin üks graafik või nii-öelda visuaal, mis on väga palju kordi ilmselt näidatud, olete näinud sotsiaalmeedias, kes ei ole näinud, siis tegemist on siis märtsi alguses tulnud Anthropic Claude'i ehk siis ühe ChatGPT ja Copiloti konkurendi. Tegelikult Microsofti kohta ei saa öelda, et see Microsoft Copiloti konkurent oleks. Nad kasutavad ka Copiloti sees neid mudeleid. Aga Anthropic Claude tuli välja tööturu raportiga ja selles tööturu raportis nii-öelda vaadati valdkonnapõhiselt, kui palju tööülesandeid selles valdkonnas potentsiaalselt AI saaks asendada nii, et kvaliteet ei langeks. Ja sinine näitab siis seda, et mis on see tegelik võimekus ja punane näitab see, et kui palju tegelikult, ja need on USA andmed tegelikult, USA tööturu andmed, ja punane näitab seda, et kui palju me AI-d või siis juba seda võimekust ära kasutame. Ja nagu te näete, siis tegelikult lõhe on päris suur siin näiteks computer and math ehk siis programmeerimine näiteks, et me oleme küll kasutame seda juba üsna usinalt, aga lõhe on veel väga suur, palju on veel minna. Mis tähendab seda, et palju on praegu turul niisugust katsetamist, avastamist ja ei ole veel välja nagu nii lõplikult selge, et mis on siis see hea suund, kuhu peaks minema ja kuidas peaks minema. Üks asi, mida võib siin näha, et see mudelid või keelemudelid ja see tehisaru ehk siis ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude, nende sees olevad siis keelemudelid, neil on potentsiaal väga suur ehk siis mõjutada seda, et millest meie töö üldse koosneb. See ei tähenda, et töö kaoks, aga see näitab seda, et need tööülesanded, mis me täna teeme tänase hetke seisuga, näiteks võtame ka Office and admin töös, see üle 90% oli minu arust see, kui palju saaks tegelikult nendest Office and admin töödest ära automatiseerida. Ja samas, kui me vaatame mingeid selliseid füüsilist maailma puudutavaid asju, siis keelemudelite tehnoloogia kohe otseselt ei tee midagi tootmistasandil, näiteks tootmise nii-öelda protsessis või nii-öelda ehitusel, et see keelemudeli tehnoloogia ei tee täna ehituses või sellistes füüsilises maailmas nii, ta ei ole nii võimekas. Aga see muidugi liigub, sest tänu selle tehnoloogia arengule arenevad ka robotid ja kõik muu. Aga minu arust on siin hästi kõnekas just see, et võimekus on meeletult suur. Ja nüüd tekib küsimus, kuidas me selle enda kasuks ära nii-öelda kasutame või selle enda kasuks pöörame.
võimekus on kindlasti suurem kui see, mida me kasutame. Ja kui sa vaatad seda eelmist graafikut, siis võib tekkida mulje, et töö kaob ära. Ja mina ütleksin selle kohta nii, et tegelikult töö ei kao, vaid tööülesanded muutuvad. Ehk siis see töö defineeritakse ringi, mida üks inimese töö tähendab. Näiteks juhi töö tegelikult ei ole ju see, et tee Teamsi kalendrikutseid, pane salvestama, tee mingeid kokkuvõtteid, memosid, see pole juhi töö. Juhi töö on tegelikult seada konkreetne fookus ja juhtida seda ettevõtet nii, et see ettevõte oleks turul võib-olla konkurentidest parem, võib-olla teeb oma asju kvaliteetsemalt, efektiivsemalt, leida need vahendid ja viisid, kuidas seda saaks teha. Ehk siis ei tasu seda graafikut kindlasti vaadata nii, et töö kohe kaob. Töö koosneb tööülesannetest ja tööülesandeid on tänase hetke seisuga võimalik väga palju automatiseerida, mis tähendab, et see, millest meie töö tulevikus koosneb, defineeritakse tegelikult ringi. Nüüd, kui me lähme nii-öelda edasi, et kui AI on tegelikult väga palju laiem valdkond, aga peamiselt, kui ma täna ka räägin, siis ma pean silmas just neid tööriistu. Ilmselt olete kokku puutunud ChatGPT-ga, Claude, võib-olla Gemini, Copilot, Meta AI, võib-olla mõni on Chati kasutanud, Mistrali oma. Aga need on peamiselt need, millega te olete kokku puutunud ja täna ka, kui ma räägin AI-st, siis ma pean silmas neid vestlusroboteid. Ja nende vestlusrobotite sees on erinevad keelemudelid, ehk siis keelemudel ei ole ChatGPT, ChatGPT sees on GPT 5.5, see on keelemudel. Ja samas Copiloti sees on ka GPT 5.5 olemas. Ehk siis tuleb eristada, mis on see tööriist ja tuleb eristada, mis on mudel. Et Copiloti sees on nii Claude'i kui ChatGPT mudeleid. Ja kui me hakkame mõtlema selle peale, et mida siis enda organisatsioonile valida, et valida, millist tööriista ma siis siit peaksin oma organisatsioonile valima, siis kui sa ise juhina ei ole väga kursis sellega, et mis need tööriistad võimaldavad, mis on nende tööriistade vahe, siis tegelikult on väga raske otsustada, et mille peale ma peaksin panused panema. Ma toon siia ühe perspektiivi ja neid perspektiive tegelikult tänases webinaris ma avan erinevaid perspektiive ja siis iga juht saab siis enda jaoks otsustada, et mis ja kuidas tema lahendab. Aga ma toon siis esimesena välja selle, et kui me vaatame tööriista usaldusväärsust kratit.ee ehk siis Eesti riigi poolt nii-öelda hinnatud, et kui usaldusväärne see on, siis nad tegid valgusfoori nii-öelda skaalal, märkisid ära, et mis on nii-öelda usaldusväärsed tooted ehk siis rohelised, millised tooted vajavad tegelikult täiendavat hindamist ja meetmeid, ehk siis nad ei ole kohe usaldusväärsed ja millised on kõrge riskiga. Nad ei ole kõiki tööriistu hinnanud ja ma täna ka keskendun tegelikult peamiselt ChatGPT, Claude, Copilot võrdlusele, ehk siis ma tõin ainult nende juures välja, et mis oli see kratit.ee hinnang ja hinnang on see, et ChatGPT ja Claude tegelikult sisaldavad mõningasi riske. Mis tähendab, et kui ma vaatan ainult turvalisuse perspektiivist, siis see tööriist, mida mul tasuks ettevõttele valida, on väga selgelt Microsoft Copilot, kes siis hoiab andmeid Euroopas. Ta lubab, et neid andmeid ei kasutata treenimiseks ja need andmeid kuidagi ei saa lahkuda Microsofti pilvest ja ühesõnaga, et see on turvaline valik. ChatGPT ja Claude lubavad ka, et nad ei kasuta andmeid treenimiseks, sa saad selle valiku sisse lüüa, vajutada, aga mille peale me tihti ei mõtle, on see, et ChatGPT ja Claude tegelikult ei ole öelnud, et nad majutavad oma andmeid Euroopas, mis tähendab, et tegelikult GDPR-i võtmes, kui me töötleme seal isikuandmeid, siis see ei ole korrektne. ChatGPT-l on võimalik osta enterprise litsents, kus nad garanteerivad, et andmed
on Euroopas, neid ei saadeta kuskile Euroopast väljapoole, aga seal on nüanss, see algab 50 kasutajast. Sa saad kohe mõelda oma ettevõtte peale, kui palju kasutajaid sul on, kas sa oled tegelikult valmis ostma 50 litsentsi korraga. Ja see litsents, kui tavaliselt on sellised tööriistad umbes $20–30 vahel, siis see ChatGPT Enterprise maksab $33 või eurot, täpselt ei mäleta, saab üle kontrollida umbes sinna vahemikku ja alates 50 kasutajat. Mis tähendab, et see tööriist, mida me siis ostame tiimlitsentsiga või business litsentsiga ChatGPT, tegelikult seal ei ole tagatud meile see, et andmeid ei saadeta Euroopast väljapoole. Claude'i puhul sama lugu ja Claude ütleb, Anthropic ütleb, et 2026 nad lahendavad selle mure ära, aga kui ma võtan tänase seisu, siis täna tegelikult on nii, et sellele nõudele vastab ainult Microsoft Copilot. ChatGPT vastab siis, kui sa võtad ChatGPT Enterprise. Siin on veel nüansse, aga see on piisav lihtsustus, et sa saaksid aru, et kui me vaatame puhtalt sellist nagu juriidilist poolt ja seda, et mis on korrektne, et ta oleks GDPR-ile vastav, siis Copilot on kõige lihtsam valik ja esimene mõte, mida võiks siis võtta. Ja nüüd ChatGPT-l on see Enterprise võimalus. Aga siin tasub veel tähele panna, et kui ma enne ütlesin, et ma saan ChatGPT-l ja Claude'il ka lülitada välja selle, et minu andmete põhjal ei treenitaks, siis see ei ole tegelikult põhiline risk. Keelemudelite ja nende tööriistade kasutamisel tihti tegelikult risk on hoopis see, et ChatGPT ja Claude on turuliidrid, nad arendavad nii meeletu kiirusega, et selle arendusprotsessi käigus tööriist ei saa nii põhjalikult läbi testitud, ehk siis tegelikult võib seal tekkida selliseid kohti, kus kogemata on tööriistas mingi auk. Ja ma olen sellise näiteid näiteks toonud, et aasta tagasi emadepäeval tekkis minu kontole ChatGPT-s 3 võõrast GPT-d koos kogu juhistega, kõikide failidega, ehk siis ma sain võõrastele andmetele ligi ja see polnud meie ettevõtte töötajate andmed. Või siis näiteks see, et me saime, näiteks on ka mul olnud olukordi, kus ma saan võtta kellegi avalikult jagatud GPT ja selle GPT puhul ma kirjutan ühe lause ja ma saan kõik juhised kätte. Ehk siis riskid on hoopis need, et andmetele saab kuidagi teist kaudu ligi, mis tegelikult ei tohiks olla. Et selliseid riske on ja ilmselt me paljud on kuulnud ka, et ikkagi Claude'il näiteks siin kevadel lekkisid nagu Claude Code'i kood ja selliseid riske on. Kuigi need riskid on ka Copilotis, siis Copilot tegelikult paneb põhirõhu turvalisusele. See on see, mida tema lubab. Nii, aga see on üks perspektiiv. See on üks perspektiiv turvalisuse vaatest. Me võiksime siin kohal otsustada, et jaa, võtame Copiloti ja lähme. Aga ma toon mängu ka teise perspektiivi. Ja teine perspektiiv on see, et Copilot kasutab tegelikult Anthropicu mudeleid ja kasutab ka OpenAI mudeleid ehk siis GPT 5.5, Anthropikult Opus 4.8 ja nii edasi. Seal on üks nüanss veel. Copilotis praegu, kui sa aktiveerid Claude'i mudelit, siis ta tegelikult enam ei garanteeri, et andmed püsivad ainult Euroopas, nii et on mingid seadistused, kus admin peab olema hästi tähelepanelik, et mida ma luban ja mida ma ei luba. Aga miks ma siis ütlen, et teise perspektiivid on sisse, on see, et tegelikult kui me räägime nendest mudelitest, siis justkui tundub, et kui Copilot kasutab GPT 5.5 ja ChatGPT kasutab 5.5, siis see võiks olla ju sama tulemus. Karmim reaalsus on see, et tegelikult mudel on ainult see nähtav või jääme tipp, ma ütleksin. Mudel mõjutab seda, kui hästi mudel mõistab keelt, ta oskab arutleda probleemide ümber, kuidas ta oskab koodi luua, pilte mõista, kirjutada ja nii edasi. Aga täna tegelikult ühe mudeli muudab heaks kogu see süsteem, mis seal jääme all on.
Ehk siis tegelikult mudelid viimase aastaga ei ole mitte nii palju arenenud sellest, et treeningandmeid on rohkem või et need parameetreid mudelis on rohkem. Pigem on just see, et on suudetud teha erinevaid süsteeme mudeli ümber, mis muudavad selle mudeli kuidagi eriliselt heaks. Ja kui ma ütleks, et mis need süsteemid on, ChatGPT-s on oma süsteem, Claude'is on oma süsteem, Microsoft Copilotil on oma süsteem. Isegi kui nad kasutavad täpselt samu mudeleid, siis tegelikult see kasutajakogemus, ma arvan, et need, kes on proovinud ChatGPT 5.5 mudelit, näiteks ChatGPT sees ja proovivad sama ülesandega Copiloti sees sama mudelit, siis miskipärast juhtub nii, et see kasutajakogemus ei ole võrdne. See kasutajakogemus on täiesti erinev ja ühel juhul on niisugune tunne, et ta mõistab mind nii intuitiivselt ja Copilotis ma tunnen, et ma pean nii palju talle juurde andma, et ta saaks aru, mida ma tahan. Ja see on üks oluline koht, mis tegelikult muudab selle ühe mudeli meeletult heaks. Ehk siis näiteks ChatGPT, Claude'i ja Microsoft Copiloti taga on erinev see süsteem, et milliseid juhiseid mudelile antakse, millist infot ta näeb, millise töövoo ta peab läbi tegema enne, kui ta sulle vastab, milliseid tööriistu saab ta kasutada ja kõik need piirangud ka, et mida ta võib teha. Copilotil on kindlasti need piirangud veidi siuksed konservatiivsemad, sest ta rõhubki turvalisusele. Aga see süsteem seal ümber, see mõjutab seda kogemust, mis me saame. Ja isegi kui meil on taustal 5.5 sama mudel, kahjuks see kasutajakogemus on täiesti erinev, sest Microsoft Copiloti süsteem mudeli ümber on minu hinnangul nõrgem, kui me räägime võrreldes ChatGPT ja Claude'iga. Kuna me pakume nii koolitusi kui eriarendusi, siis me näeme väga hästi, et kui on Copiloti koolitus, siis see nõuab osalejatel tegelikult sellist selgemat eneseväljendust, täpsemat sõnastust, et saada sama tulemus, mille ChatGPT-s oleksin öelnud ühe lause, tulemus on käes. Ja nüüd see kolmas kiht on siis see, mida sina saad ise mõjutada. Et kui meil on muidu mudelid, süsteem, siis kolmas kiht on see, et millega sa saad ühe mudeli või sellise nagu töövoos mudelit kasutades headust mõjutada on see, et see kontekst, mida annad sina sellele masinale. Ja kui kunagi räägiti, et sa annad masinale prompti, see kõik, mis sa kirjutad, on prompt, olgu see kas või üks küsimus, see on tegelikult prompt ja räägiti sellisest terminist nagu prompt engineering. Siis tegelikult ma ütleks, viimase aastaga ma olen ise tugevalt uskunud, et tegemist on tegelikult context engineeringuga. Ehk siis mis konteksti ma sellele masinale annan selleks, et ta suudaks teha minu ülesande päriselt ära. Ja seda konteksti nüüd on tulnud üks uus kontseptsioon selle viimase poole aasta jooksul, mis on tegelikult läbivalt, kui me võtame ChatGPT, Claude'i ja siis Copiloti, läbivalt on nüüd kõigis olemas. Copilotil pean ütlema, et ta on olemas ainult siis, kui on aktiveeritud Frontier, ehk siis võimalus, et sinuni jõuavad uuendused kiiremini kui teisteni, aga need ei ole veel nagu lõpuni välja töötatud, aga sa saad neid juba katsetada. Risk selle Frontieri kasutamisega on see, et meile mingi funktsioon on olemas, 2 nädala pärast nad näevad, et see ei toimi, nad võtavad maha, see funktsioon kaob ära. See on see riskikoht. Aga kui ma vaatan, kuhu liigub Copilot, kuhu on liikunud ChatGPT ja Claude, Copilot on kogu aeg, ma ütleks pool aastat kuni aasta tehnoloogiliselt maas, siis tegelikult nad kõik on liikunud selle peale, et AI peab teadma, talle antakse skillid ehk siis oskused, talle võid anda projektis konteksti, ta salvestab mälu ja sa saad ühendada erinevad süsteemid sinna ühte kokku, kasutades konnektoreid. Ja nüüd see kontekst, mis ma sellele masinale annan, see on kõige olulisem üldse, sest et sinu antud kontekst määrab väga palju. Kas ta saab sust aru, kuidas ta teostab selle ülesande ja kas ta korduvalt teostab seda stabiilselt hästi.
Ja nüüd, kuna tehnoloogia kogu aeg muutub, oleks keegi küsinud mul märts 2026, milline tehnoloogia on kõige parem, ma ütleks Claude. Oleks öelnud. Nii, kui keegi oleks küsib mult täna, mis tehnoloogia on kõige parem, mul on nii, et ma ei tea, ChatGPT või Claude, ma ei suuda valida, mõlemad on väga head. Ja me ei tea, võib-olla on 3 kuu pärast me ütleme, et Copilot on kõige parem. Me ei tea, see kogu aeg on muutuses. Aga mida on näha, nii-öelda trendid näitavad või siis kas just trendid, aga see, mida mudel või nii-öelda need, mitte mudelid, vaid ChatGPT, Claude ja Copilot, mida nad arendavad. Ma näen, et siin on tekkinud üks ühtne kiht. Ehk siis skillid on miski, mida kasutavad kõik tehnoloogiad. Ja samamoodi konnektoreid. Konnektor on siis see, kui ma näiteks ChatGPT-sse ühendan kokku meie SharePointi või ma ChatGPT-sse ühendan kokku meie Outlooki või mingi muu tehnoloogia, nii et ta näeb neid andmeid. Ja saab teha tegevusi ka, ehk siis vormistada e-kirja. Ühesõnaga asi, mis on siuke nagu, kui muidu on nii, et üks nimetab asja agendiks, teine GPT-ks, kolmas projektiks, väga segane on see, et on raske aru saada, et mis on ühe või teise tööriista piires, siis liigutakse järjest selle poole, et see kasutajakogemus oleks intuitiivsem ja skillid on üks kontseptsioon, mis aitab olla sellel tööriistal palju intuitiivsem inimese jaoks. Mida see tehniliselt tähendab, on see, et sina chatid ja tema taustal mõtleb, milliseid skille või oskusi ta peaks rakendama, ehk siis tööjuhiseid põhimõtteliselt, kuidas ma näiteks teen PowerPointi slaide või kuidas ma vastan seda tüüpi e-kirjadele või kuidas ma login maha mingeid andmeid projektist. See on nii-öelda tööjuhis, aga sina pead nüüd edasi ainult vestlema ja ta rakendab taustal automaatselt. Ehk siis ettevõtte jaoks on väga oluline ehitada neid skille, mis on siis need juhised, mida ma saan kasutada ChatGPT-s, Claude'is, Copilotis, ma saan igal pool neid kasutada. Ja nii ma ei seo kokku tegelikult ennast ühe tehnoloogiaga, kui elu peaks poole aasta pärast või 2 aasta pärast muutuma. Skillid on miski, kus sa kirjeldad ära, kuidas seda tööd tehakse. Kui ma palun sult teha ettekannet, siis kasuta minu neid värve, kollane ja roosa ja valge, siis ma kasutan Work Sans fonti ja nii edasi, kõik juhised, kuidas ma seda vormistan. Ja hea võimalus on see, et nüüd saab neid üle kanda, kui me kasutame seda sama kontseptsiooni. Selle kohta kindlasti tekib küsimusi teil hiljem ka, et pange kõik chatti. Teie kogemus kõigil on väga erinev ja selles mõttes pange julgelt, rumalaid küsimusi ei ole, küsige, sest see on miski, mis on uus kontseptsioon. Aga ma võib-olla vahele võtakski, Kristel, mõned küsimused, kas sa saad vaadata sealt chatist, kas mõned küsimused saaks vahele võtta? Ja Martin on pannud paar mõtet ja paar küsimust. Ma loen ette. Nii. Martin küsib, et kas AI osas juurutate ainult suurte keelemudelite põhiseid lahendusi? Tegelikult mitte, sest et ka masinlikuks lahenduseks võime kutsuda ka igasuguseid optimeerimisi ja teatud kohal ongi mõistlik valida hoopis optimeerimine, mitte suur keelemudel. Et igas kohas peab valima, mis see tehnoloogia on, mis on kõige parem. Aga meie ise kindlasti tahame, et kui tegevus, mida me teeme, seal on see tehisaru komponent juures. Et me lihtsalt tarkvaraarendust pigem ei taha pakkuda, pigem see peab olema mingi automatsioon ja me kasutame siis erinevaid tehisaru vahendeid selleks, et automatiseerida mingit protsessi. Nii, kas on veel? Siin on veel paar mõtet, ma loen need ette ja siis sa saad kommenteerida. Martin kirjutab veel, et LLM-ide kasutamine ehitamises on siiski üsna levinud, eriti USA-s. Ja ta on toonud siia ka ühe lingi sciencedirect.com-i lehelt.
Ma ei tea, kas sa soovid seda kommenteerida? Ja tegelikult on küll jah, neid arendatakse selles mõttes ka seda, et ehituses näiteks a la kõnnin ringi, kaamera on peas ja siis ta nagu tuvastab, mis seisus on see ehitusobjekt või projekt on ju. Et kui ütleme nii, et mina täna nagu keskendun hästi tugevalt ChatGPT, Claude ja Copiloti peale, et kuidas nagu seda saab kohe nii-öelda out of the box realiseerida, kuigi tegelikult, kui ma nüüd nagu kõva häälega seda välja ütlen, siis jah, on küll, seal on nagu võimalusi on. Küsimus on alati lõpuks selles, et kui suur vaev on seda lahendust ehitada, et saaks nii kvaliteetne, et see on parem kui inimese kvaliteet. Sest üks asi, mida ma olen nagu kõigi tehnoloogiate nagu, või kõigi lahenduste arendamisel näinud, on see, et me ütleme inimesena, et see on hea alles siis, kui ta on parem, veidikene parem kui inimene. Et kvaliteedis on väga raske järeleandmisi teha, et seal tekibki see küsimus, et kui keegi arendab seda, väga hea, kasutage, seal on küsimus, kas ise tasub arendada, et ise võib-olla ei tasu arendada. Ja üks mõte siin Martinilt veel, ma loen selle ette, Copiloti osas andmete hoidmine Euroopas ning ettevõtte andmete turvalisus kehtib ainult siis, kui kasutada Copiloti ettevõtte kontot. Näiteks Copilotisse logida ainult oma ettevõtte Entra ID-ga, mitte isiklikku kontot. Ning kindel on see ainult Copilot 365 puhul, mitte Copilot Personal puhul. Väga õige tähelepanek. Sa pead alati, ma ütlen turvariskidest veel tuua näiteid, näiteks siis siin on sellised näited, et inimesed logivad näiteks Copilotisse ka. Copilot on tõesti turvaline ainult siis, kui sa oled seal ettevõtte kontoga, aga kui sa oled erakontoga, siis seal ei ole sellist garantiid, nii et sa pead aru saama ja kontrollima, mis kontoga sa sees oled. Aga ma toon veel ühe teise turvariski juurde, mida inimesed väga, ma olen näinud korduvalt seda koolitustel. Näiteks annan ülesande, võtke lahti chatgpt.com ja ühel hetkel ta ütleb, et aga tal ei ole selliseid funktsionaalsusi, mida mina näiteks demon. Ja kui ma lähen sinna laua juurde, siis ma näen, et ta on täiesti suvalise tööriista juures. Ta on teinud ettevõtte kontoga ja parooliga, sama parooli kasutanud, mida ta kasutab tegelikult muidu ka selles ettevõtte kontosse sisse logides. Ta on teinud täiesti suvalisele, mina ütleks sellisele lehele, kuhu ei tohiks mitte kunagi kontot teha, väga ohtlik, kõik punased lipud lähevad minu peas põlema. Ta on teinud sellise konto ja ta arvab, et ta on ChatGPT-s. Ehk siis näiteks sellised nagu baastaseme riskid on ka olemas, nii et oma töötajaid kindlasti tuleb harida selle osas, et mis on see keskkond, kuhu me võime nii-öelda panna asju, kuhu me ei või, kus me peame valideerima, kas me eemaldame enne tundlikud andmed või mitte. Ehk siis hea tähelepanek, aitäh. Kas me võtame veel paar küsimust, Eneli, või sa soovid? Hästi. Nikita küsib, mis on teie arvamus lokaalsete LLM-ide kohta ja mis on lokaalsete LLM-ide tulevik? No selle kohta on raske veel arvamust kujundada, paljud nagu usuvad sellesse. Mina ise tegelikult, kui me näiteks võtan 2024, me arendasime ka mingeid lahendusi ja mis ma näen nagu kõigi nende ise arendatud oma nagu serverisse lahendustega, kus on veel mingid nagu oma keelemudelid ka, sa pead seda jääma nagu haldama. Ja tegelikult me tahaks võtta neid võite ka, et kui OpenAI või Anthropic arendab oma tehnoloogiat edasi, siis ma tegelikult tahaks neid võite saada ise ka. Mina ise ei panustaks väga palju nendele kohalikele keelemudelite, aga see on puhtalt minu arvamus, sest ma olen rääkinud mingite teiste IT-ettevõtete juhtidega, osad panustavad sellele. See ongi ilmselt ajas selgineb, kumb panus on siis õige. Minu soovitus on alati see, et kui sul on vaja nagu nii-öelda lahendust, kus ei oleks tundlikke andmeid, siis kohalikul tasandil anonüümiseerime andmed ära, siis saadaks selle nii-öelda ikkagi API nii-öelda OpenAI või Claude'i API poole ja kui tagasi andmed tulevad, paneme tundlikud andmed tagasi. Ehk siis mina teeksin ainult selle nii-öelda kohalikul või see nii-öelda oma serveris teeksin selle anonüümiseerimise, aga ma ikkagi kasutaks seda nii-öelda API-t, mida ma saan nagu pilves kasutada, sest et neid arendatakse lihtsalt iga päev edasi. Tehnoloogia ei ole kunagi sama halb, kui ta on täna, ehk siis iga päev see mudel, see saab järjest paremaks. Nii et mina olen seda meelt, et pigem
nii-öelda lokaalselt teha anonüümiseerimine ja siis kasutada ikkagi OpenAI Claude'i mudeleid otse. Aitäh! Järgmine küsimus on Romanilt. Kuidas kommenteerida õppeasutuste tüüpi AI feature'id, educational feature'id, näiteks ChatGPT versus Copilot? Kogu selle asjaga on nii, et nagu paratamatult on nii, et Copilot pakub sulle turvalisust ja selle ta garanteerib ka tegelikult sulle. Samas kasutajakogemuslikult paratamatult ma ütlen, ChatGPT ja Claude on kasutaja mugavamad ka selles nii-öelda kontekstis. Nii et nüüd ongi küsimus, kumba võtta. Ma ei tea, kas õppimise käigus nii tundlike andmetega puututakse kokku, et peaks Copilotit valima või tegelikult see on see koht, kus sa tahad ainult seda kasutaja mugavust, et kasutaja seda päriselt kasutaks. Või see T-hüppega oli just nagu, ma nägin kuskil mingit artiklit või uudist selle kohta, et justkui nähakse nagu potentsiaalikana seda, et meil arendatakse mingit oma lahendust õpilaste jaoks, aga samas tegelikult seal toodigi välja see, et tegelikult seda ei jõua nii kiiresti arendada, kui OpenAI näiteks oma ChatGPT-d arendab ja samas kasutajad ikka lõpuks kasutavad seda, et nii, et praegu ütleme nii, et isegi kui ta organisatsioonis pole mingit keskset standardit loonud, ei ole nagu öelnud, mis on hea või halb, siuke shadow AI eksisteerib, ehk siis taustal kasutavad inimesed neid asju, mis neil on mugavad ja pigem mina mõtleks selle poole, et kuidas nagu siis teha nii, et kui ta neid asju kasutab, siis see oleks turvaline, okei, ja me saaks toetada, sest lõpuks nad kasutavad nagunii. Nii, aga kas... Te võite kirjutada siia ka, kas te saite omale vastused või mitte. Ja, just. Eneli, kui sul on okei, me võtaks ühe küsimuse veel ja ma tahaks tegelikult öelda just selle küsimuse juures, et meil on siin hetkel osalemas veel Microsofti tootejuht, et kui teil on spetsiifilised küsimused seoses Copiloti ja Microsoftiga, siis Kädi Holm, kes on siis Microsofti tootejuht, saab ka vastuseid anda. Ma võtan siis ühe küsimuse veel, mis on just seotud sellega ja siis jätame järgmised küsimused äkki lõpuks. Ja, väga hea. Vaatangi, et me liigume graafikus, et tund aega kestab ikka webinar. Ehk siis nüüd Madise küsimus, et kas ma saan õigesti aru, et kui opereerin tavalist ettevõtet, mitte riigiasutus, pank või muu säärane, siis Copilot oleks pigem puisem piirang võrreldes GPT-ga ja Claude'iga. Ja ma kohe tegelikult räägin sellest natukene edasi ka, et võib-olla see vastus tulebki nüüd mu järgmistel slaididel natukene juurde, et mida siis ikkagi teha. Et nüüd ma olen avanud seda kahte perspektiivi ja lõpuks on ikkagi see, et mis ma siis nüüd teen. Ma kõigepealt ütlen seda, et kui te organisatsioonis täna võtate selle, et te annate mingi tööriista, te koolitate, siis tegelikult ma ütlen, et seda teevad turul kõik. See teile mingit konkurentsieelist ei anna. See on, mina ütlen tänapäeval täiesti baashügieeni tase. See ei anna mitte midagi nii-öelda konkurentsieelise võtmes. Ehk siis, kui te olete juht, siis tegelikult te peate mõtlema selle peale, et kui me räägime koolitamisest, teen koolituse, annan tööriista kätte, siis teil on edasi vaja mõelda selle peale, et milliseid tegevusi ma pean tegema selleks, et saavutada olukorda, kus tekib sünergia, kus 2 + 2 on 5, 2 + 2 ei ole 4, vaid 2 + 2 on 5. Ehk siis mina ütleks, et koolitus pluss lihtsalt tööriist on 2 + 2, suuremat efekti ei teki, võib-olla isegi tekib see efekt, et kui inimene nagu lihtsalt kasutab seda ja ei mõtle süsteemselt läbi, et kuhu ja millal seda, kus ja kuidas rakendada, kuidas oma tööviisi ümber mõtestada, siis võib-olla see tulemus on 3, sest ta raiskab aega seal chatides. Ehk siis mina ütleks, et juhina sinu eesmärk on saavutada olukord, kus tekib nähtav äriline mõju. Kas siis kasum kasvab, müügikäive kasvab, kulud läheb madalaks, kvaliteet on kõrgem, sa ise pead valima selle, sa ise pead ütlema selle. Ja kui ma sellest lähtuvalt ütlen, et mida siis nagu võiks teha ja kuidas neid valikuid võiks valida, siis paratamatult on nii, et kui me võtame näiteks, et Excel on meil olnud aastakümneid olemas,
kõik peavad seda ja oskavadki mingi standardiga kasutada, siis tegelikult on alati need, kes oskavad Excelit suurepäraselt ja rakendavad seda kuidagi ekstra hästi ja siis on need, kes lihtsalt nagu aduvad, et siin on mingid lahtrid, ma saan lahtreid värvida, natuke seda joondust muuta ja nii edasi. Ja nad ei hakkagi kunagi Excelis võib-olla mingit Power Query't kasutama või mingit nagu veel edasi jõudnud tööriista. Ehk siis me näeme veel koolitustel ka, et tegelikult sa pead eristama ära, kellele ja mida sa annad ja kuidas. Ehk siis, kui sa tahad saada seda efekti, et 2 + 2 võrdub rohkem kui 4, siis mina ise soovitaksin teha sellise nii-öelda jaotuse, et ma võimaldaksin kõigile tavatöötajatele Copiloti. Räägin siin tegelikult tasulisest litsentsist, sest tasuta litsentsiga nii, et sa teed oma 3-4 päringut, 5 võib-olla, ja sa juba oled nagu, sul on tänane maht kasutatud, ehk siis sa ei saa seda nii-öelda, sul saab limiit otsa, sa praktiliselt ei saagi seda kasutada. Ehk siis Copilot pakub meile turvalisust. See tähendab seda, et ma võin anda selle massiliselt kätte kõigile töötajatele, kõik, mis nad seal teevad, on tegelikult turvaline. Copilot ja Microsoft nii-öelda garanteerivad, et need andmed on Euroopas, need ei lahkusid, inimesed saavad ligi ainult nendele kaustadele ja failidele, millele neil on õigused. Ja ütleme nii, et Copilot lubab seda turvalist ökosüsteemi. Ja tavatöötaja jaoks tegelikult on tänaseks Copilot jõudnud tasemele, kus ta on tegelikult okei ja see on hea ja sellega on nii, et see ongi tema jaoks turvaline nii-öelda keskkond, kus ta saab teha oma tööd natuke kiiremini ja see on kontrollitud keskkond. Ja tavatöötajatele tuleks anda sellised baasoskused läbi koolituse. Ja mina ütlen, et nagu baasoskuse all ma näen seda, et jah, sa saad teha, meil Primendiga on ka koostöös üks nagu koolitus, kus me anname ülevaated, mida Copilot kõike võimaldab. Aga see on selline loeng ja hästi natuke saab praktikat, ehk siis tegelikult see ei anna päriselt oskusi, et kui me tahame, see annab sellise hea ülevaate, kus ta on ja kuidas üldse Copilot saab mind aidata, aga kui me tahame, et sellel töötajal tekiksid tõesti head baasoskused, siis ma räägin, et põhimõtteliselt 4 korda 2,5 tundi teooria-praktika sellises formaadis koolitus aitaks tal päriselt baasoskused saada. Sest me ikkagi muudame töötamise harjumusi ja vanad mustrid on väga hästi juurdunud. Ehk siis, kui me tahame neid mustreid murda, tahame neid mustreid muuta, siis on vaja aega, praktikat ja teha neid asju läbi. Nüüd tavatöötajate juures ma piirdukski sellest, et on selline ülevaatlik koolitus ja siis on selline praktiline harjutad läbi, ütleme 4 korda umbes kogus koolitusi. Aga meil on organisatsioonides alati sellised inimesi, kes on superhead digitehnoloogiatega, neil silm särab tööd tehes, nad on entusiastlikud, nad on hästi hea süstemaatilised, mõtlevad süsteemselt. Nendest kasutajatest tuleks teha sul selline superkasutajate tiim. Kui ma võtan seda, et kui meile tuleb väline töö sisse, siis tegelikult enamus aega kulub, kuna töö teostamine on lihtne ja isegi nagu kiire, siis tegelikult enamus aega kulub kommunikatsioonile ja sellest arusaamisele, et mis see nagu, kuidas see äri käib ja mis see tööülesanne päriselt on. Aga mis su sisemiste kasutajate eelis on, nemad juba tunnevad su äri. Ja nüüd kuidas kombineerida see kõik kokku nii, et siis 2 + 2 ei annaks 4, vaid annaks rohkem, on see, et kõigile annan kätte Copiloti, annan baasoskused ja siis valin välja need inimesed, kelle peale ma hakkan neid töötamise viiside muudatust ehitama, kellega koos ma hakkan protsesse ümber mõtestama, töövooga hakkame automatiseerima. Nendest ma moodustan oma innovatsiooniüksuse, superkasutajate tiimi ja ma neile annan kätte tööriistad, mis on võimekamad, aga nõuavad palju teadlikumat kasutamist. Ma ei saa anda nagu kõigile kätte ChatGPT-d, sest et või siis seal ChatGPT sees kodeksit või Claude Code'i.
väga hästi on näha, et koolitustele, et kui annad võimeka tööriistale kasutajale, kes ei tea, mida jälgida, mis riskid on, siis tegelikult sellest võib tulla korralik jama. Nii et mina jaotaks selleks, kui sa tahad mingit efekti saada, jagaks ära, et baasoskus on miski, mis on nagu Exceli kasutamisoskus, meil kõigil peab see olema. Aga superkasutajad peaksid minema sügavamale, nemad peaksid mõtestama töövooge ringi, aga mis on oluline, on see, et sina juhina sead fookuse. Ehk siis sünergia tekib siis, kui sina juhina ütled, mille me fookusesse seame, mis töövoogu me tahame automatiseerida või nii-öelda tööd üldse automatiseerida, selle töö sees tehtavaid tööülesandeid. Sa annad aja superkasutajatele, et seda teha, sest me ei saa jääda lootma sellele, et ma annan talle oskused ja siis ta õhtuti teeb neid lahendusi ja rakendusi. See on liiga ohtlik, et ma jään lihtsalt lootma, et mul on entusiastlikud inimesed ja nad midagi teevad süsteemselt meie organisatsiooni jaoks. Mina ütleks seda, et need superkasutajad, sina pead suunama, sina pead andma fookuse juhina. Kui sa annad superkasutajatele tööriista kätte ja nad muudkui ainult teevad sulle lahendusi, siis sa võid avastada ühel hetkel, et sa juhina oled positsioonis, kus sa pead iga päev otsustama. Ja väga paljud IT-tiimid tegelikult kurdavad seda, et nii palju vibe code-itakse, ehk siis teksti abil luuakse koodi ja rakendusi, mis tuuakse IT-tiimile ja öeldakse, et ma tahan seda nüüd kasutama hakata, aga tegelikult IT-tiim mattub selle nii-öelda koormuse alla, et otsustada, et kas võtame, kuidas me kontrollime, kuidas me turvaliseks saame. Ehk siis see, kui ma annan neile lihtsalt sükse vabalt kõik kätte, vabalt sükse voolava lahenduse teen, siis tegelikult see organisatsiooni ei juhi juht, vaid organisatsiooni juhivad need entusiastid. Ja sa avastad, et ühel hetkel su süsteem on täiesti killustunud, erinevaid lahendusi nii palju, aga kas nad kokku tervikuna töötavad ja kui töötaja ära läheb, kas ma suudan selle üle võtta, siis sa võid avastada, et tegelikult ei toimi. Ehk siis explore'imist, avastamist peab tegema, aga seda peab tegema juhitult. Ehk siis me valime, mis on meie pudelikael, sest tegelikult see tehisaru, need ChatGPT, Claude, Copilot, need on lihtsalt vahendid. Me peame ikkagi mõtlema, mis on meie probleem, mida me tahame lahendada. Ja kuna AI puhul on see, et tema jaoks, et ta suudaks midagi lahendada, on kontekst üks kõige olulisemaid asju, siis kui ma peaksin ütlema ühe nagu mõtte, et kuhu näiteks strateegiliselt fookus seada juhina, võib-olla sul on oma ülesanne, mingi probleem, mida sa tahad lahendada, see on väga hea, aga üks probleem või väljakutse, mis on absoluutselt kõigil organisatsioonidel, on see, kuidas hoida teadmisi automaatselt up to date, ehk siis uuendada ja hoida ajakohasena seda konteksti, mida AI peab teadma. Ma toon näite, ma olen hästi palju tegelenud sellel poolaastal müügiprotsesside automatiseerimisega iseendal ja ühel hetkel ma sain aru, et teatud kirju on väga raske ikkagi automatiseerida sellepärast, et AI pole kursis selle kontekstiga. Konteksti puhul näiteks siis on olnud niimoodi mul olukord, et justkui muidu ta võiks teha nagu pakkumise vastata e-kirjale ära, aga ma kohtun ka klientide inimestega ka konverentsil. Ehk siis täpselt ühe kliendiga oli hea näide. AI, kui ta oleks jätkanud seda vestlust, ta oleks talle pakkunud seda, mida klient algselt soovis. Aga kuna me kohtusime konverentsil, siis me tegelikult rääkisime ja me tegelikult saime nagu aru, et nad vajavad hoopis midagi muud ja AI ei tea sellest mitte midagi. Ja nüüd see, et see AI teaks, taandub siis sellele, kas ma olen piisavalt süsteemne, et talle seda öelda ja mina ütlen, et sellised süsteemid pikaajaliselt tegelikult ei toimi. Nii et meil on vaja välja mõelda ka see, et kuidas automaatselt teadmisi nii-öelda korjata ja siis nii-öelda seda konteksti kogu aeg up to date hoida. Ehk siis näiteks, kui ma võtan nagu näiteks meie AI-juhi teenuse, meie AI-juhi teenus on see, et klient ostab selle 8 tundi korra nädalas või korra kuus, mis tähendab seda, et see väline AI-juht sukeldub korraks sellesse projekti, sellel projektil on mingi strateegiline plaan, siin on mingid ülesanded, keegi on vastutaja, siis seal me oleme ehitanud üles süsteemi, kus me kasutame Claude Coworki ja Claude Cowork iga tunni tagant vaatab üle postkasti, kas on sellel nagu projektist tulnud mingeid infot, mingit kirju.
kui on, siis uuendab logib maha, mis siis toimunud on. Automaatselt pärast selle logi uuendamist vaatab seda, et kas minu taskid või ülesanded, mis mul selles projektis on, peaks nüüd muutuma. Kui peab, siis teeb muudatuse ise ära. Ja järgmine kord, kui ma selle projekti jälle ette võtan, on mul tegelikult selline värske ülevaade sellest, et mis on toimunud. Ma ei pea selleks inimesena läbi käima kõiki materjale ja seda konteksti endale tekitama. Ehk siis kõigis aspektides me peame mõtlema, kuidas me saame selle tervikliku töövoo kokku, et see ei sõltuks inimese süsteemsusest, sest et ilmselt olete paljud näinud, kes on teinud neile abilisi, assistente, GPT-sid, kui kontekst nii-öelda aegub, siis sa avastad, et see abiline ei ole sul enam abiline. Ta ei saa sind aidata. Nii et see on üks väljakutse, mis on kõigil ettevõtetel, kuidas seda ahelat ehitada nii, et see süsteem automaatselt korjab neid teadmisi. Kui jääb aega, pärast saan tuua veel mõned näited, kuidas me oleme ise testinud, mis nagu toimib, mis ei toimi, mida see ümbermõtestamine tähendab. Aga nüüd see, et kui ma annan talle neid skill'e, oskusi, neid teadmisi, siis ühel hetkel võite avastada, et aega läheb. Iga vastus, mida sa tahad, võtab aega. Ja siis võib küsida, et kas siis uus töötamise viis ongi ootamine, et ma ootan vastust. Ja kui sa töötad ainult nii, et sa chatid, siis paratamatult võib juhtuda, et su töötaja lihtsalt ootab, kuni AI vastab. Aga sul on võimalus kasutada ka tegelikult ajastatud tegevusi. See on üks pool, kuhu kindlasti tasub vaadata, et see tööviis või see, mille me välja mõtleme, et kasutajal ei tekiks sinna seda ootamist, vaid et kuidas me saaksime kasutada näiteks ajastatud tegevusi, nagu ma rääkisin, et kord tunnis vaatab mu postkasti üle ja logib maha ja siis uuendab taske. Ehk siis, kui ma selle töö ette võtan, on see kõik värske info seal olemas. Ja teine pool on tegelikult see, et me saame ju tehisaru ChatGPT-d, Copilotit, Claude'i kasutada ju ära ka tegelikult selleks, et teha deterministlikke lahendusi. Ehk siis AI võib mulle anda Exceli valemi, koodi, teha mingi skripti, teha mulle Outlooki postkasti reegli. See on see vana tehnoloogia, mis on ammu olemas olnud. Nüüd ma kasutan tehisaru, et tema teeks selle ära. Näiteks Copiloti Coworkis, kui mul on aktiveeritud siis see Frontier, siis mul on võimalik näiteks sõnadega öelda, et kuule, mul tulevad mingid kirjad sisse, ma tahaks, et nendega juhtub see või too. Näiteks automaatselt edastatakse raamatupidamisse. Siis sa saad sõnadega seda öelda, ta teeb selle ära. See on üks väike lihtne näide, aga me ei tohi ära unustada, et AI, ta võib mulle teksti luua ja pilte mõista, pilte luua ja nii edasi, ehk siis loovaid ülesandeid lahendada. Aga ta saab ka teha deterministlikke lahendusi, ehk siis iga kord, kui teil on võimalik kuskil kasutada seda deterministlikku lahendust, siis ma soovitan seda kasutada, sest et seal on kindel nii, et kui punktist A alustab, siis punkti B jõuab. Siis me väldime neid hallutsinatsioone ja selles mõttes saame selge tulemuse, mida me täpselt tahtsime, saame kontrollida ka, et kas see nagu loogika, mille ta lõi, on hea meie jaoks. Aga üks kolmas perspektiiv on see, et sa saad ka tehisaru tegelikult kasutada, kui sa annad talle väga head konteksti, sa saad kasutada teda uute võimaluste nägemiseks ja lahenduste loomiseks, mida varem sa pole suutnud näha või teha. Ehk siis ta on nagu tark mees taskus. Toon enda näite. Ma olin mingi hetk siin juuni alguses tõesti väga segaduses mingite asjade, kuidas oma rollid ettevõttes, meie ettevõttes ringi mängida. Ma olin juba valmis ostma coaching mentorlusteenust 300 € tund, et saada sellele küsimusele vastus. Aga siis ma ikkagi võtsin ette ja mitu tundi häälega rääkisin talle ka sisse, siis me nagu palju põrgatasime edasi tagasi. Ta teab nii palju, ta muutub järjest nii-öelda elukogenenumaks, rohkem teadvaks. Ehk siis kui vanasti oleks vanemalt küsinud nõu, tal on elukogemus, oskab teatud kohas nagu vastata või kellegi teised, siis nüüd tegelikult järjest enam võib ta olla sinu see abiline, kes mõtestab lahti, mida, kuhu ja kuidas ma peaks minema. Ja tegelikult paari tunni vestlusega ma avastasin, mul ei olegi coaching ja mentorlusteenust enam vaja, mul oli coach oma taskus ja ma pidin talle lihtsalt andma väga palju konteksti.
Nii et tegelikult on meil nagu 3 viisi, et see tehisaru ei pruugi olla ka see lahendus, sest tehisarul on see, kui ta peab mõtlema, lugema seda teksti, ta peab tõlgendama seda, aga me võime teha ka deterministlikke lahendusi ja me võime teda kasutada ka coach'i ja mentorina. Nüüd üks teema, mida ma kindlasti tahan puudutada, on see, et veel, mis on tekkinud, et kuna koodiagendid on nii võimekud, inimesed saavad ise kirjutada justkui tavateksti ja siis sünnib mingi programm, lahendus, siis ettevõtted jõuavad tihti sellesse, et kas siis tasub nagu äkki me loovkoodime mingi lahenduse. Ja mina ütlen seda, et küsi, kas sinu vajadustele vastav lahendus on turul olemas. Kui on, siis ära tee seda. Sinu ülesanne juhina on seada fookus õigesse kohta. Ja kui ma ERP-ide projektides võtan ka tagantjärele nagu kogemuse, siis tihti nii, et ettevõtte juhtis, ma tahan ERP-i, aga seal ei olnud nagu miks ja mis peaks muutuma pärast. Tehti kallis ERP-i lahendus ära, mitusada tuhat eurot. Kui ma küsin, et mis su ettevõttes täna sa teed kiiremini, paremini või efektiivsemalt, kvaliteetsemalt, siis vastus on see, et mõju ei olnudki. Ja siin tehisaruga on väga sarnane oht. Ja näiteks mina toon enda siukse ämbri kolistamise, kus ma siis nagu mõtlesin, ma teen CRM-i endale, sest 3 tunniga vibe code'ites oli see mul valmis, miks siis mitte teha. Aga tegelikult elu hakkas näitama, et nii palju funktsioone on vaja veel juurde teha. Ehk siis ma nägin, et mingi hetk mu fookus läks kasutajaliides arendamisele, mis on vale koht, kui eesmärk oli müügi automatiseerimine. Ehk siis ma tegelikult pean jätma kõrvale, et kui turul on tarkvara olemas, kasuta seda. Kui ei ole, siis on väga okei kas siis vibe code'ida või tellida see töö nii-öelda sisse. Täna tehakse seda kiirelt. Kui on olemas näiteks Pipedrive, kes on kümneid aastaid arendanud seda kasutajakogemuse väga mugavaks teinud, siis kasuta seda. See aeg, mis sa muidu kulutad sinna, sa võid 10 aastat seda litsentsi tasu maksta seal, et sa ei kuluta ikka nii palju ära. Et tegelikult need tarkvarast siis hakkad nägema, kuidas igat väikest detaili on kogu aeg vaja parandada või edasi viia. Ja kõige targem on see, et kesksed süsteemid on ikkagi nagu üsna nagu kindlad ja kuhu loovkoodimine võib-olla sobib, on sellised otsakohad, kus nad ei mõjuta liiga palju teisi süsteemne. Et see on üks mõte. Nii, aga palju mõtteid tänasest seminarist. Aga kui ma annaksin teile ühe nagu otsustuspuu juhtidena kaasa, siis mina alustaksin sellest, et mida me tahame oma organisatsioonis muuta ja kuidas see võiks mõjutada äriliselt. Ma ei laseks lihtsalt asjadel kulgeda, vali välja fookusteema. See lahendus ei pea olema ükski nendest AI tööriistadest. AI võib olla vahend, kes aitab selle lahenduse protsessi lihtsalt välja mõelda, aga mõtle sina juhina välja, mis mõju sa tahad saada. Sest lihtsalt kaasa jooksmine kõigega, ma ütlen, et sa avastad, et sa oled jooksnud meeletult kuhugi, aga kui sa teed korra stoppi ja mõtled, et kus ma siis jõudsin, sa võid avastada, et see oli vale koht. Ehk siis sa pead valima väga hoolikalt, kuhu sa fookuse sead ja miks sa arvad näiteks, et see asi, kui ma võtan selle ette, see annab mulle konkurentsieelise. Kui sa selle valiku oled ära teinud, kuhu sa tahad selle energia panna, siis muidugi siin üks eellugu on see, et kõikidele peaks baasoskused andma, see on standard, kõigil oleks hea anda ka kätte ka Copilot, aga nüüd, kui me valime välja mingi fookusteema, siis sul on 2 liini. Üks variant on see, et sul tekivad sisemised superkasutajad, kellele sa annad võimekamad tööriistad, nad on teadlikumalt, kuidas neid kasutada, sa annad neile fookusteema, mis nad ära peavad lahendama, nad juba tunnevad su süsteeme, su protsesse. Sina pead mõtlema, kuidas neile see aeg vabastada ja sa lased neil hakata töö ülesandeid ümber automatiseerima või tööd üldse ümber mõtestama. Kui sul selliseid sisemisi kasutajaid, superkasutajaid ei ole, sa ei saa seda aega vabastada, siis on võimalik võtta ka väline partner kõrvale. Aga eesmärk on siis mõtestada töö ümber, mõelda, kuidas seda teeksid koos agendid ja inimesed. Ning tööriistade osas on nii, et superkasutajad võivad kasutada neid ChatGPT-d, Claude'i, nad peavad olema teadlikud, selle osas peab olema koolitus, aga kõigile siis Copilot. Ja lõpuks me tegeleme ikkagi sellega, et töötajaid tuleb siis, kui see lahendus on valmis, seda töötajat tuleb koolitada, me peame muutusi juhtima, me peame aru saama ka, et kas äriliselt mingi mõju juhtus või ei juhtunud. Ehk siis, et me lihtsalt ei kulutaks
aega tühja, et avastame aasta pärast, et oleme palju jooksnud vales suunas. Ja ma vaatan ajaliselt, ma olen kõik aja ära kasutanud. Minu sõnum on see, et juhi ülesanne on suunata fookus õigesse kohta. Lihtsalt koolitamine ja lihtsalt tööriista kätte andmine ei anna mingit efekti. See peab olema terviklikum vaade ja süsteem. Minu poolt aitäh. Kristel, kuidas teeme? Kas teeme nii, et kõik, kes enam aeg on täis iseenesest, kes soovivad, saavad natuke kauemaks jääda, vastan küsimustele. Kuidas arvad? Ma arvan, et see on mõistlik, et kuna me saadame kõikidele osalenutele järelvaatamiseks klippi niikuinii, siis kes peab lahkuma, saab lahkuda ja pärast järele vaadata, aga võtame siit äkki veel mõne küsimuse. Ma võtan Karli küsimuse, mis läks täpselt kokku sinu eelmise slaidiga. Teie kogemusel, millised tööülesanded anda Claude'ile, Copilotile ja GPT-le iga tarkvara on milleski natukene parem kui teine? Spetsialiseerumine klientide võitmiseks. Kuidas sa kommenteerid? Oota, mis see lõpp oli? Spetsialiseerumine klientide võitmiseks. No siin on nagu see, et kui me räägime üldse näiteks müügitööst, siis seal on nagu palju turul teisi programme, mida tasuks ka nagu kasutada, näiteks Instantly külmamüügi jaoks, CRI liidide leidmiseks. Siin on palju neid erinevaid tööriistu, aga kui minu arust üks asi, mis selgelt on erisus ChatGPT ja Claude'i vahel on see, et ChatGPT eesti keel on parem, kui su kliendid on eestlased, siis eesti keelega sa saad nagu paremini toimetada ChatGPT-s. Claude'i eesti keel ei ole nii hea, ehk siis keele järgi ma teeksin sellise valiku, aga ikkagi sõltub täpselt sellest ülesandest, mida siis vaja lahendada on. Seda me saame siis, võib keegi võib vabalt minuga ühendust võtta, ma võin nagu kaasa mõelda siis, et mis selles kontekstis kõige mõistlikum oleks valida. Ehk siis tasub nagu testida erinevaid tööriistu, mis paremini sobib. Sõltub ikkagi, mida vaja saavutada on, et kõik asjad peavad algama sellest, et mis efekti sa tahad saavutada, mida sa soovid nagu teha, ehk siis sealt tuleb edasi hakata mõtlema, milliseid tööriistu kasutada. Ma saan kasutada Copilotit, Claude'i, ChatGPT-d, kõiki nende asjade vastuste leidmiseks. Järgmine küsimus. Kas on ka rahaline võrdlus, kui kasutada ettevõtte kontosid Copilot versus ChatGPT? Milline lahendus on soodsam? Kui me võtame selle, et me üritame, et andmed on majutatud Euroopas, siis Copilot on soodsam, sest et ChatGPT Enterprise on kallim kui Copilot Euroopas, aga Copilotiga on ka keeruline, võib-olla Kädi oskab seda vastata, sest et seal on nii, et kui ma võtan täna veel juuni lõpuni on Copiloti sooduskombinatsioon pakett, kus sa võtad nagu business premiumi pluss Copiloti või business standardi pluss Copiloti ja see on soodsam kui Copilot eraldi võtta. Aga siis on see eraldi Copilot, mis näiteks läheb E5 litsentsile, ehk siis ma soovitaks võtta korra ühendust ka konkreetselt sinu ettevõttel siis näiteks Kädiga Primendist, et ta saab siis nagu vaadata, mis see hind on, aga enamasti, kui me räägime Enterprise ChatGPT-st, siis Copilot on seal soodsam. Jagame kindlasti koos videoga ka kontakte, et kui kellelgi on spetsiifilisemad küsimused Microsofti toodete osas. Võtame paar küsimust veel. Mistral ja Llama mõlemad lubavad kasutada eelkoolitatud offline mudeleid, ehk siis enda serveris saab kasutada ka mujal arendatavat mudelit. See pigem oli ilmselt kommentaarina. Kuidas suhtuda sellesse, et tehisintellekt areneb nii kiiresti, et ettevõtte töötajad ei jõua viimaseid funktsionaalsusi kasutama hakata, ära õppida, kuniks tulevad uued võimalused peale? Ehk kuidas motiveerida kolleege tehisintellekti kasutama, kui see tempo on lihtsalt nii kiire? Mina ütleks, et tegelikult tavakasutaja mõttes, kellele me anname lihtsalt Copiloti kätte, seal võiks olla mingid sellised tehisaru kohvihommikud või kord kuus kohtumised, kus räägitakse nagu uutest asjadest, et koolitus oleks stardipunkt, mitte koolitus ei ole lõpp-punkt, vaid et koolitus on stardipunkt ja pärast ma pakun mehhanisme, mis aitavad seda elus veel hoida, aga superkasutajad on need, kes peaks kursis olema, sa peadki vabastama nende aega, et nad saaks sellega tegeleda ja superkasutajate puhul on lõppkokkuvõttes on nii, et
kõik need funktsioonid ei ole vajalikud, sa pead mõtlema ikkagi, mida sa tahad saavutada, see, et olla kursis, mina ütleks, et see on meie ettevõtte töötajate ülesanne, et see ei ole sinu ülesanne, sinul on äriline väljakutse, sina pead oskama selle ärilise väljakutse ära lahendada. Kas on selleks vaja võtta Excel, AI, kombinatsioon, Zapier, N8N, mingi muu tööriist? See kõik selgub, sinu ülesanne on sea fookus, mida sa tahad ettevõttes muuta ja hakka järjest lahendama. Ja viimane küsimus on tegelikult hästi sarnane. Millised on olulisemad töötamise harjumused, mida on vaja muuta, et tavatöötaja Copiloti abil tõhusamalt, kiiremini ja paremini töötaks? Millised harjumused vajavad tavatöötajal muutmist? No mina ütleks nii, et ma ikkagi tahaks, et need superkasutajate tiim arendaks välja need skillid, oskused, erinevad konnektorid lisaks taustale, et see tavakasutaja tegelikult ainus muutus, mida sa tahad temale suruda, on see, et ta alustab oma tööülesandeid sealt Coworkist, Copiloti Coworkist ja siis tema lihtsalt nagu kasutab, aga see kõik, mis seal taustal juhtub, tema vaatab seda kui maagiat, mis lihtsalt teab kuidagi, kuidas vastata, et selles mõttes mina ütlen, et need toetavad mehhanismid, et see kasutaja nagu tahaks seal käia ja oleks, sest kui sa näed, et see ülesanne tõesti lahendub ära, siis ma ju hea meelega käin, aga selleks, et ma näen väga palju, kuidas inimestel on raskusi ka selge eneseväljendusega, ehk siis ka selgitamisele masinale, mida on vaja teha. Ehk siis superkasutajate tiim või väline partner võiks aidata sul need eelasjad paika panna, nii et siis nagu kasutaja justkui kasutab, chatib, ta isegi ei saa, ei peagi teadma, mis seal taustal toimub, kuna skillid aktiveeruvad märksõnade tasandil, et kui mingi märksõna on, et tee PowerPointi slaidid, siis ta teab, et need PowerPointi slaidid tuleb teha sellise samm-sammulise juhise järgi. Ehk siis teha taust tugevaks ikkagi. Ja, aga küsimuste poolt on hetkel kõik. Kas Eneli, sa tahad veel midagi lisada, enne kui me lõpetame? Ega kokkuvõttes ongi nii, et mina ütlen, et kui te lihtsalt jooksete seadmata eesmärki ja teadmata ka seda, milline mõju võib tulla, siis tegelikult ei saavuta konkurentsieelist. Seda teevad turul kõik. Sinu ülesanne on aru saada, kuidas ja mida me võiksime muuta oma organisatsioonis selleks, et saavutada konkurentsieelis. See ei puuduta isegi ühtegi programmi, mida me peame valima. Tegelikult saa aru, mida on vaja lahendada ja siis pärast vali programmid ja lahendused. Baashügieeni tase selles mõttes on ikkagi see, et kõigil võiks see Copilot olla, see on turvaline keskkond nende jaoks. Nad saavad ise ennast aidata, seda sa ei blokeeri, sa ei tee seda, et tekib shadow AI, ehk siis kõik taustal salaja kasutavad. Sa võimaldad seda, aga sina tegeled kogu aeg ise strateegiliselt tead, kuhu ja miks me liigume ja kelle abil. Aga igal juhul suur aitäh kõigile, kes täna kuulasid. Kui kellelgi on küsimusi, mõtteid tahab arutada, võite siis otse kas minuga ühendust võtta või Microsoft Copiloti teemal, ma saan aru, kädiga või oma müügiisikuga nii-öelda. Ja aitäh Primendi poolt ka. Saadame, nagu enne mainitud, järelvaatamiseks video ja kontaktid, et kui on küsimusi, siis saate küsida veel. Aitäh kõigile ja ilusat päeva!